Järgmiseks härra siseminister Andres Anvelt, siseministri pöördumine. Head sõbrad. Jah, teeks kohe vastu. Et noored on lahedad, aga ega vanematel ka midagi viga ei ole. Aga nüüd natuke tõsisemaks minnes, hää president, hää Päästeameti direktor, head päästjad, elukutselised, vabatahtlikud, muidugi täna eriti vabatahtlikud, nende pereliikmed. Tulen just muideks Vikipalust ja koos presidendiga käisime, vaatasime seda 200 hektarit, mis seal tossab. Õnneks tossab nüüd juba palju vähem, aga eks ta maapõues seal veel otsib väljapääsu. Ja mis ma tahan öelda, et väga uhke on vaadata seal ringi ja mitte sellepärast, et mets on põlenud, aga sellepärast, et meie inimesed ja vabatahtlikud, teie, kes te täna ei ole siin, aga just võib-olla näiteks Vikipalus, toimetavad ja pea 2/3 nendest inimestest, kes seal metsa all on praegu, need on just teie kaaslased ja meie vabatahtlikud. Ja Eestis ongi praegu väga raske aeg, põlenguid on palju, erinevate suurustega, erinevates kohtades, ressurss on, nagu öeldakse, viimase piiri peal. Ja siin riigi poolt siseministrina teile sügav kummardus, sellepärast te aitate välja seal, kus meie oma rolli täitmisel võib-olla oleme natukene hädas. Ei ole õnneks kõik päevad ja nädalad ja kuud nii rasked, aga valmis me peame olema ja sellised kriitilisemad perioodid näitavad, et see valmisolek on olemas. Muideks just ka ennem ajakirjanik küsis, et mis pärast meil on nii palju vabatahtlikuid, kas sellepärast, et riiki usaldata või riik on nõrk. Ma arvan, et vastupidi teise asja pärast, et me armastame kõik oma riiki ja me tahame, et riigil läheks hästi ja me olemegi osa riigist. Me kõik oleme tegelikult seesama riik, seesama ühiskond, seesama Eestimaa ja seetõttu on meil vabatahtlikud palju. Ei ole ju enam see aeg, kus kunagi käidi rahvamalevas siin nõukaajal ja pärast said endale viinerit või apelsine või vaba päeva. Motivatsioon on täitsa teine. Kui nüüd rääkida vabatahtlikkusest laiemalt ja mida siis riigi poolt meil on plaanis teha ja mida me oleme teinud, siis ma arvan, et viimase aasta jooksul esiteks seesama rahastuse suurendamine, mis on praegu riigieelarve strateegiasse sisse kirjutatud veel 3 aastaks. Ma loodan, et järgmised valitsused ka jätkavad seda ja seesama rahastamine peab tõusma, sest aeg võtab ju oma inflatsioonide pära. See on üks pool ja teine asi, et inimesi tuleb juurde. Just siin enne mind räägid ju noortest, noorte koolitamisest, siis tähendab selle asja tegema ka atraktiivseks ja huvitavaks. See tähendab seda, et vabatahtlikel peab olema koht, kus seda teha, peab olema koht, mida näidata, peab olema koht, kus koguneda ja siit ma arvan, et selliseks suuremaks väljakutseks lähiaastateks kindlasti ongi nii-öelda vabatahtlike pesade ehitamine. Eks neid on hakanud vaikselt siin kerkima erinevate programmide toel, liidriprogramm, kohalike omavalitsuste programmid ja siin ma kindlasti ka kutsungi üles ka kohalike omavalitsusi, kes on väga tublid olnud selles protsessis, aga võib-olla mitte kõik, et just selle sama kogukonna nagu sellise baasi või pesa ehitamisel alla panema, ka riik tuleb appi, ei ole ka see riik eemale jäänud, küll kaasfinantseeringu või millegi muuga. Me oleme arutanud seda, et võib-olla peabki olema selline kogukonna tüüpmaja. Mina eriti selle plaani poolt ei ole, sest ma arvan, et see on iga kogukonna ikkagi oma vabadus ise kujundada see näiteks see vabatahtlike päästepesa sellisena, nagu ta tahab näha, aga kui mingisuguse tüübi loomisest on juttu, ega siin jällegi ma arvan, et see riik võiks seda asja ka oma poolt kuidagi toetada.
Mis on minu meelest väga oluline on see, et pääste ja just vabatahtliku päästevaldkond on saanud väga head tuge ka elukutselised päästed. See on väga-väga kiiduväärt. See kokku kasvamine, see koos kasvamine on andnud võimaluse luua ühtne päästesüsteem, kus üks toetab teist ja teine alati loodab ka esimese abi peale ja see toimib. Ma ei oleks võib-olla nii rõõmus või nii hea, ütleme, ei ole nii kiiduväärt see asi võib-olla Politsei- ja Piirivalveametil, me ei tahaks seda nüüd väga kritiseerida siin, aga vabatahtlik merepääste, kes on just PPA poole peal, seal on vaja natukene veel õppust võtta, asi areneb, selle poolest ei saa öelda, et seal ei tahetaks teha, lihtsalt neid oskusi on vähe ja pääste poole pealt on lihtsalt need traditsioonid natuke pikemad. PPA on selle, Politsei- ja Piirivalveamet on selle funktsiooni saanud ju palju hiljem. Aga ma loodan, et see teie know-how või oskused pääste valdkonnas kindlasti kanduvad ka sinna üle ja saab ka sellest murest üle. Kui nüüd vaadata, kuidas vabatahtlik pääste näiteks on selle sama, nüüd ka selle lisarahastusega näiteks mingid uued asjad käima jooksnud, siis just mul oli hea meel kuulda Päästeameti peadirektorilt, kellel on ka vahetada kogu hea meel. Ja hea meel, Vikipalu enam nii väga ei põle, aga mis ma tahan öelda on see sama asi, et 9 korda rohkem on vabatahtlikud päästjad hakanud ju abiks käima just ennetuse poole pealt kodukülastusi tegemas. See on minu meelest see väga-väga suur ja oluline panus, mille tõttu me tegelikult ju, või tänu millele me ju viimased aastad elame ju Eestis ajaloo, ütleme statistiliselt kõige turvalisemal perioodil. Tulekahjude arv on alla 40, see on suur saavutus, see on kordi vähem kui veel mõnikümmend aastat tagasi, see on nagu öö ja päev ja suuresti on see saavutatud millele, see on just ennetustööle. Ja ennetustööl on veel ikkagi väga-väga suur tee ikka minna, me oleme praegu ju tegelenud millega inimestele elementaarsete teadmiste üleandmisega, kuidas oma kodu hoida, siis nagu öeldakse, tulekindlana, kuidas käituda oma küttekehadega. Siin kindlasti ma arvan, et see uus riiklik programm, mis räägib 500 kodu küttekollet korda, mis on tegelikult tõusnud sinna 1000 kanti juba tänu sellele, et omavalitsus on ka õla alla pannud. Ja see on näiteks üks näide, et kuidas siis inimesteni jõuda, et neid tulesurmasid veel vähem oleks. Ja siin on teil kui vabatahtlikil kindlasti väga palju oma lihtsa igapäevase käitumisega, oma sellise eeskujuga ära teha. Aga millised on need tulevikusuunad? Et kui me võtame selle sama kurva statistika, kus me inimesed hukka saavad, siis viimastel aastatel me oleme hakanud sinna väga palju sisse vaatama, on ju igasugused erinevad kukkumissurmad, just kukkumissurmad. Isegi suur osa uppumissurmadest, mida me kahetsusväärselt loeme meediast, nendest ka väga paljud on muideks üldse kukkumised. Kukkumised, inimene on kukkunud vette ja niimoodi oma õnnetu otsa leidnud ja kukkumised kodudes ja see on üks selline pool, mida me ka praegu nii ministeeriumi kui Päästeameti poolt vaatame, milliste algatustega välja tulla ja kindlasti te saate olema sinna protsessi kaasatud. Ja üldse inimeste teadlikkus. Meil on siin viimase aasta jooksul gaasimürgitusi päris palju tulnud, mis tõttu, seepärast, et inimeste teadlikkus on madal, kuidas oma maju ümber ehitada, järelevalve on kehvakene, aga jällegi, et see teadmiste levitamine, kas või suust suhu, nagu öeldakse, oma isikliku näite pinnal on just see, mis aitab meie inimesi elus hoida ja meid on ju vähe siin Eestimaal ja ma arvan, iga inimene on siin seda 1000 korda väärt, et teda päästa, aidata ja suunata, et ta ei satuks sellisse olukorda, kus temaga võib mingisugune õnnetus juhtuda. Nii et, head vabatahtlikud, tahan teile kinnitada seda, et Siseministeeriumi poole pealt ja ka Vabariigi Valitsuse poole pealt me hindame väga teie panust, väga, ma ütlen südamest. Need samad asjad, mitte ainult see Vikipalu, aga need igapäevased rutiinsed toimetamised, mida tihtipeale ei ole näha,
mis tegelikult hoiavad meie seda kogukonda koos ja üleval. Ja see ühistoimetamine, ega see kogu see meie Eesti riik on üks ühistoimetamine. Ja te olete hea näide sellest, et kogukonna tasandilt see kõik pihta hakkabki. Omalt poolt luban seda, et ministrina ma igati toetan seda tegevust. Kui vaja olen abiks nõuga, kui vaja olen abiks ka jõuga ja ka materiaalselt, mida me oleme ka teinud. Ja luban teile seda, et teie töö saab olema alati kõrgelt hinnatud. Suur tänu ja kummardust teile ja ma loodan, et te saate tänase päeva lõpupoolega ikkagi natukene puhata ja rääkida võib-olla ka natukene teist juttu ja võib-olla ka vastu ööd ulguda ja haukuda koos koertega. Aitäh!